Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 95. osa. Mina olen Regina Jaakson, aga sel korral me ei salvesta Pärnu huubis. 30. mail toimus Pärnu eelarvamusfestival ja järgnev episood on salvestatud Pärnu Vabakonnamajas eelarvamusfestivali ühe paneelaruteluna. Sellesse arutellu palusin 4 ägedat inimest. Kuna teemaks oli kultuuripealinn Pärnu, risk või võimalus, kutsusin jutustama Heli Toomani, Annela Laaneotsa, Anneli Lepa ja Ranek Ridolini. Heli Tooman jagas enda kogemusi läbi turismispektri. Annela andis väga põhjaliku ülevaate Lõuna-Eesti kogemustest. Anneli rääkis, kuidas me Pärnuga praegu, mis maal oleme, ning Ranek jagas enda kui noore vaadet kultuuripealinnale ja Pärnule üldiselt. Nii et tasub kuulata. Salvestuse aitas meil purki saada Kaur Kasemaa ettevõttest Korsten Films. Aitäh Kaurile ja teile mõnusat kuulamist! Tänane vestlus on niimoodi üles ehitatud, et kõigepealt me räägime omavahel, arutleme ja siis umbes 15 minutit enne lõppu, siis ma avan mikrofoni kõigile nii-öelda. Et kes siis soovib mõtteid avaldada või küsimusi veel esitada, et siis on selleks ka võimalus olemas. Aga alustame vast siis Lõuna-Eesti kogemustega. Et Annela, sul on üks raamat käes, Tartu 2024 ellujäämise kunst. Ole hea, räägi taustast natukene. Et jah, siin on nüüd ligi 500 lehekülge Tartu ja Lõuna-Eesti kultuuripealinna kogemusi. Ma võtsin selle raamatu kaasa, nii et kui te selle teekonna ette võtate ja te selle tiitli võidate, siis umbes midagi sellist ootab siis teid ka ees. Ja te siin mainisite aastat 2036, kuskil nii see umbes võib olla ka, et see kultuuripealinn siis Eestisse taas tuleb. Lihtsalt ma märgin ära, et Euroopa Komisjon ei ole seda konkurssi veel välja kuulutanud ja tänu sellele ei ole ka Kultuuriministeerium seda Eestis välja kuulutanud. Et kui vaadata, et 2011 oli Tallinn kultuuripealinn, 2024 Tartu koos Lõuna-Eestiga, et siis kuskil 2036 ta olla võib, aga praegu me seda veel tegelikult täpselt ei tea. Kui rääkida kultuuripealinnast, siis sellest võib rääkida päevade kaupa ja tegelikult on teil 2 etappi ees. Üks on see, et väga konkurentsitihedas võitluses Eesti sees see tiitel ikkagi Pärnusse ära tuua ja teine on siis see, et see, mis te olete lubanud, ka tõesti niimoodi ellu viia, nagu te olete välja mõelnud. Meie olime ka väga konkurentsitihedas võitluses Narva ja Ida-Virumaaga. Pärnu osales ka ühes eelnevatest voorudest ja ma käisin üleeile Ida-Virumaal, mitte küll kultuuripealinnast rääkimas, seal olid teised asjad, aga muu hulgas tuli jutuks ja ma sain lihtsalt aru, et Narva ei ole ka koos Ida-Virumaaga, ei ole nagu püssi põõsasse lisanud, nii et tõenäoliselt ootab teid ka ees, kui te selle ette võtate, väga konkurentsitihe võitlus. Miks ma sellest räägin, on see, et kui meie kandideerisime, kõigepealt on oluline ikkagi tiitel ära tuua, siis sa saad hakata seda ellu viima. Me tajusime ka, et me olime tegelikult selline unwanted child. Et väga suur rõhk oli ikkagi Eesti sees ka see, et Narva peaks võitma, neil on seda rohkem vaja. Ja võib-olla teil tuleb sarnane situatsioon, mida meie lihtsalt teadsime, on see, et me peame lihtsalt olema paremad. Me peame olema niivõrd paremad, et Euroopa Komisjoni rahvusvaheline žürii, kui ta seda otsust teeb, neil ei jää lihtsalt midagi muud üle, kui paremale see tiitel anda. Pärast me saime tegelikult teada, et see konkurss oli veel tihedam, kui me arvasime. Ma olin seal Kultuuriministeeriumi saalis. Me ootasime koos Narva tiimiga tulemusi. Ja kui sa tead, et aga pressikonverents, siis tavaliselt inimesed on mingi paar minutit ennem seda on siin, nagu meie oleme, on ju, ja et nii kohe hakkame välja kuulutama. 5 minutit ennem, mitte kedagi ei ole. Mis mõttes žüriid ei ole? Ja tegelikult kaalukauss Tartu ja Lõuna-Eesti kasuks langetati 5 minutit ennem, kui nad hakkasid seda välja kuulutama. Ehk siis see on väga tihe konkurents. Et ärge lihtsalt hellitage ennast, et see tuleb teile lihtsalt kergelt kätte. See ei tulnud ka meile kergelt kätte. Siis, mida ei maksa nagu loota, on see, et rahvusvaheline žürii
annab tiitli millelegi, mis on tulnud nagu kergelt kätte. Te peate minema lahendama sellist probleemi, mida siinkandis kunagi varem ei ole lahendatud. No mis meie probleem oli? Oli see, et on Tartu, kes on, eks ole, suuruselt Eestis teine linn, on ju, suhteliselt hea elus, keskkond ja nii edasi, on ju, aga me teadsime, et nendele linnadele, kellel läheb hästi, tiitlit ei anta. Sa pead leidma selle elutähtsa probleemi, mis veenab ära Euroopa Komisjoni, selle rahvusvahelise žürii, et sellele piirkonnale päriselt on seda tiitlit vaja, sest selle kultuuripuustist tulnud tegevusega nad lahendavad ühe väga olulise arenguprobleemi. See ei ole nagu best tourist destination, sellepärast, et Euroopa on täis ilusaid endaga hästi hakkava saabaid linni, kus on suurepärased kultuuriprogrammid. Neid piirkondi ja linnasid on kõrimaani. See teile seda ei too. Loomulikult pärast kultuuripealinna programmi paikapanemist, sest need turistid tulevad. Meil ka 15% tõusis turistide külastuste arve Tartusse Lõuna-Eestisse. Aga te ei tohi teha sellist, et meil on tore linn, tulge meid vaatame, teeme ägeda show. Te ei saa lihtsalt tiitlit. Mida te peate tegema, on tõesti minema hästi sügavale oma piirkonna teemade, probleemide sisse eest. Ja kuna see on kultuuripealinn, eks ole, see on kultuuripealinn, on ju, siis minu siiras soovitus on leida oma kultuuriinimeste seest see inimene, kes suudab Pärnu kultuurikogukonna käivitada ja leida selle põletaimava probleemi, mida te siis lähete lahendama. Meil on, eks ole, ellujäämise lugu Arts of Survival, probleemidest tulnud kontseptsiooni slogani sõnastas pärast Berk Vaher, eks ole. Aga sellele eelnes tegelikult 1,5 aastat kultuuriheeroste arutelusid ja vestlusgruppe ja jututubasid. Ja selle pealt tuli siis see loominguline plahvatus Arts of Survival, ellujäämise kunstid. Ehk et kultuur ja kunst on see, mis lahendab Lõuna-Eesti probleemi. Üks on siis see, et Tartu linn on nii-öelda, nagu Berk väga viisakalt ütleb, splendid isolation. Et seal ongi kultuuriinimesed, kes tahavad rahulikult ajada oma asja, on ju, kui kuskil on midagi halvasti, okei, aga kas mina pean tegema ekstra pingutuse? No okei, arutame seda asja, on ju. Või et siis meil ütleme, et Lõuna-Eestis on tegelikult tõesti see mure, et praegu nüüd me näeme juba ka, et kvantiteedi mõttes kõik meie maakonnad kaotavad elanikke, aga ennem seda oli ju see kvaliteedi teema, eks ole, et kes meil seal on, kas me suudame neid väljakutseid, mis elu meile annab, lahendada. On ju. Ehk et siin on väga palju kihte ja asju, mis tuleb teha. Ja muidugi hästi oluline on ka inimesed. Et need inimesed ei pea veel olema ministrid, aga meie juhist Kuldar Leisist sai taristuminister. Need inimesed ei pea veel olema teatrijuhid, aga meie peaprodutsendist Heigost sai Ugala teatrijuht. Need inimesed tollel hetkel, kui nad teevad kultuuripealinna, ei pea veel olema kantslerid. Minu Leedu kolleegist sai oma riigis kultuuriministeeriumi kantsler. Need inimesed ei pea veel olema tollel hetkel presidendi kommunikatsioonijuhid, aga meie armas Riives on presidendi tiimis ja tiihüpet. Ehk siis te peate leidma need inimesed, kelles on tegelikult see hull potentsiaal olemas ja enne seda, kui nad teevad oma järgmise väga suure hüppe, panevad nad oma elust, minu puhul 7 aastat, mõne puhul 5 aastat, sellesse hullumeelsesse projekti, sest see ei ole töö. See on tegelikult hull elustiil, et ma vaatan ka, et okei, mulle turundustiim 2:30 saatis sõnumi, okei, ja kell 7 nad ütlevad, et kuule, ei ole vaja, me lahendasime selle ära juba, on ju. See on selline elu tegelikult. Ehk et kui te hakkate seda tegema, see on väga hullumeelne projekt, aga see on kõik seda väärt. See oli väga hea sissejuhatus ja kohe küsin, mis mõtted tekkisid, Anneli? No, kes need hullud on nüüd? Et tegelikult ma väga toetan seda mõtet, et kultuuripealinn ei ole nagu selline sündmuste kogum, vaid ongi nagu
mina nii-öelda oma majas olen hakanud nimetama, et see peaks olema meie arengu kiirendi. Et sa valid välja need või selgitad välja need suured kitsaskohad, mida sa siis hakkad nagu lahendama. Ja ma tegin tollel ajal eelnevalt teie tiimiga päris palju koostööd, nad päriselt olid ka nagu hullud, et ei olnud hetke, kus keegi tööd ei teinud. Et mina arvan, et Pärnu puhul, et kui on küsimus, et kas minna või mitte minna, siis absoluutselt kindlalt nagu minna, et kaotada ei ole meil mitte midagi, et iga etapp, kas või taotluse pool, et teeb meile endal pildi selgemaks, aitab meile endal mingid võrgustikke nagu arendada, et muidugi minu eesmärk oleks ka, et ikka võit tuleb koju tuua, siin ei ole nagu kahtlust, aga kindlasti me ei pea väga pettuma tõesti, kui meil seda võitu ei tule, aga me oleme selle teekonna nagu korralikult läbi käinud, et mina täiega arvan, et me peame sinna poole nagu liikuma. Ja meil on ägedaid inimesi. Siin mõned istuvad mul otse praegu vastas ka, et jah, küll me selle sära endas leiame. Kas keegi soovib täiendada veel midagi juurde lisada? No ikka sooviks. Mina hakkas võib-olla selle peale, et ütleks võib-olla meile kõigile tuntud ja ühe selle hullumeelse mõtte eestvedaja sõnadega, et kes ei riski, see šampust ei joo. Nii et kui me riski ette ei võta, siis ei teagi, millest me ilma jääme. Ja võib-olla lisaks veel seda, et minul on olnud võimalus ka olla kultuuripealinna tiimis, aga Tallinnas. Seal oli neid tiime mitmeid, mina olin nimelt külalislahkuse tiimis, millega tegeles Tallinn väga mitu aastat, koolitades inimesi, kaasates, õpetades, kõike tehes, ja see oli kohutavalt huvitav. Ja mul on meeles paar aastat tagasi oli Pärnus Eesti Kultuurikoja aastakonverents kultuuriturismist. Anneli oli ka seal paneelis ja Anneli käest küsiti siis, et mis asi see kultuuriturism on. Anneli natuke aega mõtles, siis ütles, aga öelge mulle, millises meie tegevuste või turismi või osas üldse kultuuri ei ole, et kõik on ju kultuur. Ja kui me hakkame nüüd mõtlema selle kultuuripealinna teema peale, et siis kindlasti minu arust on oluline see, et me ei näe ainult neid kultuurikollektiivide või kultuuritegelasi, vaid me näeme, et meie kultuur on meie teeninduskultuur, meie kultuur on meie liikluskultuur, meie kultuur on meie suhtluskultuur, asjaajamise kultuur, et ka kõik see sinna liita. Ja kui siis mõelda Pärnu peale, täiesti selge, et see asi peab aitama meid lahendada mingeid probleeme, et meie linnaelu tervikuna, et meil kõigil läheks paremini. Aga samas me peaks mõtlema, mis on meie tugevused, et seda üldse ette võtta. Ja kas saab Pärnuga seonduvalt olla veel mingit suuremat tugevust, kui näiteks panna sellele kultuuripealinna tiitlile alateemaks aastaringne kultuurikuuralt, mis annab meile võimaluse tõesti aastaringi. Ei ole kusagil Eestis nii palju võimalusi hästi meelt lahutada, hästi majutuda. Toidukultuur on meil tore, aga vaja parendamist, näete, Michelini või Pärnusse ei ole tulnud. Et me näeks seda kõike tervikuna, et kasutada ära oma tugevusid, mis meile Pärnus on olemas. Näiteks Tartuga võrreldes me oleme suhteliselt märksa rohkem võtma vastu väliskülalisi, sest meil on tohutult palju rohkem majutuskohti. Et mitte ehitada üles meie kava ainult sellele, et lahendame probleeme, see tuleb ka lahendada. Aga kui me tervikuna suudame aastalingselt meie potentsiaali käiku panna koos meie kõikide ressurssidega, mis meil juba olemas on, nende inimestega, mis meil olemas on, ja loomulikult fookus on siis kogu sellel kitsamas tähenduses kultuuril, meil on kõik olemas. Nii et selles mõttes mina võib-olla lõpetaks selle esimese ploki sellega, ütleks, et kui ei riski, siis šampust ei joo, mis tähendab, et kui me ei riski, siis tiksume vaikselt edasi. Võib-olla tahtsin lisada veel. Ja et näha võib-olla seda ka Pärnu teiste sündmuste valgustes. 2 aasta pärast me tähistame Pärnu kuuralt 190. 2 aastat pärast, ütleme seda 36. on meil Pärnu kuuralt 200. Et kui hästi me saaksime kõik need asjad omavahel siduda, et koos selle kultuuripealinna arendamisega me nagu pöörame tähelepanu ja võib-olla saame ka rahvusvahelist tunnustust kõigi nende teiste toredate asjadega, mis meil siin ümberringi olemas on. Et sellised esimesed mõtted. Ja, palun, Ranek. Ma tooksin ühe näite siis siit kõrvalpanelisti ütlusest, et tuleb proovida. See on väga õige. Pärnu proovis ka noortepealinna tiitlit endale saada ja me kahjuks seda ei saanud. See läks Tartule, aga pole hullu.
Aga see andis ikkagi mingisuguse nagu tagasiside mõnes mõttes. Olime küll nominendid, mitte laureaadid, aga see näitas, mida teha paremini järgmine kord. Et meil on nagu kuskilt edasi minna ja ma arvan, et kultuuripealinna tiitliga samamoodi, et kui ei tule, siis ei tule ja siis tuleb ta, ma ei tea, 24 aasta pärast või 25 aasta pärast. Et pole põhjust stressata. Et ja samas ma mõtlen ka seda, et noore inimesena, et kas see kultuuripealinna tiitel, et ega nagu otseselt see mind Pärnusse ei kutsu, et ikkagi rohkem loeb sisu. Ja mida rohkem me tegeleme sisuga, seda lähemale me jõuame selle proovikivini, mis ongi see päris tiitli saamine. Ja palun, Annele tahtsid lisada midagi? Ma tahtsin lisada, et see noortepealinna tiitel, seal oli väga palju sees, me räägime ka, et mis saab edasi ja mis jätkub on ju, et meie kultuuripealinnas ka praegu kestab edasi selline asi nagu noorteprogramm Extended, ehk siis üle Lõuna-Eesti oli kogu aeg ja on ka praegu. Aastas võtame vastu 25 liikmelise lennu, eks ole, ja nemad tegelikult tegid ka kultuuripealinna programmi sündmuse, mis võitis tegelikult Kuldmuna, mis oli siis eatu pidu, ehk siis noored tegid sellise peo, kuhu sai sisse ainult siis, kui oli vanaema kaasas, vist oli üle 70 ja see nagu müüdi sekundiga nagu välja, ehk siis nagu täiesti nagu kastist välja nagu ideed, mis ma tahan lihtsalt öelda, et see nagu tuli Tartusse, mõnes mõttes on see ka kultuuripealinna nagu jätku edu või tegevus. Ehk siis kindlasti tuleb peale hakata ja see lihtsalt näitabki, et kui sa hakkad peale, siis ka teised asjad juba tulevad, sest et sa oled väga palju juba eelnevalt nagu panustanud. Nii et kindlasti ei maksa nagu midagi põõsasse visata. Me oleme väga õnnelikud teie üle. No selline tiitel nõuab väga suurt koostööd ja ka Annel on tõesti juhtinud seda koostööd selliselt, et on 20 omavalitsust ja 1000 inimesed, kes on nagu koostööd teinud, teevad siiamaani ilmselt, et kui lihtne seda protsessi läbi viia oli? See, kes natukenegi on poliitikas olnud, siis meil oli 20 omavalitsust, on 20 omavalitsust. Igas omavalitsuses on erinevad jõujooned, et kui mul ühes omavalitsuses või ühes maakonnas on üks partei näiteks koalitsioonis, üks kombinatsioon, siis teises maakonnas või teises omavalitsuses võib mul olla täiesti risti vastupidi kombinatsioon. Mida see nagu näitab? See näitab tegelikult seda, et me saime aru, et me suudame kultuuripealinna teha ainult siis, kui ta on apoliitiline. Selle aja jooksul, mis mina kultuuripealinna heaks regionaalse koordinaatorina olen töötanud, mul vahetus 35 omavalitsusjuhti. Mõnes omavalitsuses mul vahetus 5 omavalitsusjuhti selle aja jooksul. Kui sa ehitad selle ühe partei peale, siis sinust tegelikult ei sõltu see, et seal mingi muutus tekib. Ehk siis meie ainus variant oli teha kultuuripealinn apoliitilisena. Ehk siis nad võisid seal volikogus kõik asjad pea peale pöörata, välja arvatud see, et kultuuripealinn jäi. Ja see ongi ilmselt see, mida ka regionaalministeerium tähele pani. Me oleme ka näinud kultuuripealinnasid, kus on olnud, ütleme praegu on tõesti trend, et keskne linn läheb koos ümbritseva omavalitsuse ringiga. Et meil oli 20 omavalitsust, Oulus on praegu 48 omavalitsust, Kemnitsis oli 38 omavalitsust, Vespremissorri oli 116, eks ole. Et see apoliitilisus on nagu hästi tähtis. Aga kui näiteks Pärnu otsustab minna üksinda ja näiteks ka Narva otsustaks minna miskipärast nüüd üksinda ilma Ida-Virumaata, siis te oleksite nagu võrdsed. Aga kui Narva otsustab minna koos Ida-Virumaaga ja teie lähete ainult Pärnuga, siis praeguses žüriide kontekstis, kes nagu näevad tegelikult seda, et sa võimestad suuremat, kui sa oled ise, on ju, siis võib-olla te võiksite selle, mina ei ütle teile, mis on õige või on vale. Aga võib-olla ka see on nagu üks väljakutse, et kogu piirkonna areng, sest Tartu veab eest praegu kogu Lõuna-Eestit. See Narva linn, mis hakkab Narva linn või on see Jõhvi või Kohtla-Järve või kuidas nad otsustavad, mulle praegu tundub, et see on Narva, aga see on nende asi, on ju, kui nemad lähevad ka kogu piirkonnaga ja te olete siis seal konkursi kaalul, on üks väga tore Pärnu linn ja siis on linn, kes ütleb, et aga me veame kogu piirkonna arengule.
et noh, see on ka nüüd see koht, mida te peate juba ette tegelikult nägema, mis kaalukausile te lähete. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et on olnud ka varasemalt tegelikult ainult üks linn läheb. Ja kui seal on toimunud poliitiline muutus, siis võib olla väga pahasti selle kultuuripealinnaga. Narvaga ju see tegelikult juhtus, miks ka meie võib-olla saime selle tiitli, on see, et pool aastat ennem seda, kui tuli rahvusvaheline žürii, lasi Narva linn kogu tiimi lahti. Ja nad kaotasid tegelikult 3 või 4 kuud, kuni linnavõim jälle vahetus ja tiim uuesti tööle tagasi võeti. Ehk et ainult panustada nagu ka ühele võib olla väga keeruline. Aga ega siin lihtsalt lahendusi ei olegi. Tänan kommentaariks, et meil on kultuurikobara ja ka linnavalitsuse eestvedamisel mõned sellised kultuuripealinna teemalised arutelud olnud. Ja seal nagu ei olegi olnud mingisugust muud juttu kui ikkagi Pärnumaa tervikuna, mitte keskuslinn üksinda, vaid ikkagi, et me räägime Pärnumaast koos Pärnumaa omavalitsustega. Et nagu ei olegi ühtegi teistpidi jutuajamist olnud, et ainult Pärnu keskuslinn. Ja ma arvan, et see on hästi oluline, et me omavalitsused kaasa. Ja ma tahtsin tegelikult lisada, et ma olen hästi nõus nii-öelda ka selle poliitilise vaatega, et et kui ma mõtlen, et teil oli seal 20, et meil on praegu Pärnumaal 8, on ju. Ja me oleme tegelikult läinud ka just seda sama suunda, et meil on vaja nagu sellised põhimõttelised kokkuleppeid ka juba poliitilisel tasemel, et me hakkame nagu minema. Ja kui sellised nii-öelda, praegu oleme toimetamas just, et hea tahte koostööleppega, et lihtsalt, et kuskilt alustada, et kõik vallad kinnitavad lihtsalt oma allkirjaga, aga lihtsalt kinnitavad, et me oleme valmis sinnapoole nagu suunduma ja me püüamegi praegu seda niimoodi ajada, et nagu, et tekiks vastutus ja selline kohustus nii-öelda suhe ja siis hakkame minema, et me ka arutasime, et meil ei ole mõtet hakata jooksma 3 suunda korraga, kui meil ei ole põhimõttelist sellist kokkulepet. Et ma väga toetan seda, et tuleb poliitilisel tasemel kokkulepped nagu teha ja kas või liikuma minna. Kui seal kuskil midagi toimub, no loodame, et ei toimu. Et seepärast, et ka meie saime tagasiside Kultuuriministeeriumist, et see tegelikult Narva nii-öelda sõna otseses mõttes black oligi see poliitiline virvar, mis neil seal toimus. Et me püüame paremini, mina püüan ja ma ei ole poliitiline, et... Milliseid samme on juba praegu veel astutud lisaks sellele, et on hakatud vaikselt tasepsi samme seadma? Ja no ma võin linna poolt öelda, et Heli Tooman astus hästi suure sammu, et tänu Helile siis võib-olla on siis linn kaasanud minu, et hakkaksin seda teemat eest vedama, et on sellised sammud olnud. Oleme kohtunud nii-öelda omavalitsusjuhtidega, et olen ise teinud nendele ettekannet ja siis nüüd ootame nii-öelda sellist allkirjastamise ringi, et nad selle hea tahte koostööleppe allkirjastavad ja volikogusse tuleb ka meil veel minna. Et me nii-öelda ei ole maganud, sest ma tean, et eelnevalt on ka olnud erinevaid kohtumisi, et aga just seesama, et kodu korda ja siis hakkame nagu edasi liikuma. On see plaan? Ma korra täiendan. Ma ei mäleta kuupäeva, aga ühesõnaga Pärnu muuseumis oli meil ääretult põnev arutelu sel teemal. Kohal olid omavalitsuste juhid, linnavalitsuse, volikogu juhid ja seal pandi nii-öelda asi hääletamisele. Kas lähme edasi, kas teeme ära? Ühisel meelel kõik ütlesid, hakkame astuma. Ja see on esimene kirjalik dokument, mis selle kohta olemas on Pärnu muuseumi külaliste raamatus, kuhu on kirjutatud tänasel päeval otsustati, et Pärnu hakkab ühiste jõududega liikuma, et taotleda Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Ja see on teie muuseumi külaliste raamatus olemas. Esimene ajalooline ülike, et me oleme mingis osas kokku leppinud. Ranek, korraks noorte häätel juurde tuua, mismoodi noored saaksid siin kohal kaasa aidata? Ma just mõtlesin sellele ja kui Tartul läks 7 aastat projekti algatamisest. 2019 me võitsime tiitli, ehk siis 2017 me hakkasime selle poole liikuma, ehk siis 2 aastat enne tiitli võitu. Aga ma saan aru, et ju ikkagi protsess sellele mis eelnes oli pikem. No jaa, sest me kandideerisime juba ka 2011. aasta kultuuripealinnaks, aga teatavasti siis võitis Tallinn, siis ei olnud küll rahvusvahelist žüriid, aga
et see kipub ka tegelikult ka teistes riikides nii olema, et kui kultuuripealinn tuleb esimest korda, siis pealinn saab selle teha. Leedus oli täpselt samamoodi, Lätis oli täpselt samamoodi. Ma tahan öelda seda, et meil linna noortevolikogul on mandaat 2 aastat, mis tähendab, et kui nüüd selle projektiga alustada, siis kindlasti noortevolikogu praegune koosseis, meie nimel ma võin rääkida, et kindlasti tahaks osaleda kultuuripealinna projektis, aga nüüd oleneb, millal see alustatakse ja millal see lõpuni jõuab. Aga ma tahaks rõhutada seda, et kindlasti kaasake noori ja noortevolikogu on Pärnu linnas see platvorm, kus te saate noorte arvamuse. Ka linn võib teha otseküsitlusi, aga noortevolikogu on loonud vähemalt praegu sellise baasi, et me küsime noorte käest erinevates diskussioonides, aruteludes ja ka tänavaküsitlustes hästi palju arvamust. Nii et meil on noortega kõige otsesem kontakt. Ja mina võin öelda, et praegune koosseis kindlasti väga sooviks, et meid kaasatakse. Ja seda tehakse ka praegu juba muudes valdkondades ja kindlasti tahaks, et ka kultuuripealinna kontekstis. Ma võib-olla lisaks veel, et selle kultuuripealinna taotlemise juures on ikkagi olemas väga ametlik ja väga konkreetne selline reglementuur või kuidas see asi käib protsess. Ja see tähendab seda, et koht peab sisse esitama oma avalduse koos ikkagi väga põhjaliku strateegilise ja poliitilise ja majandusliku ja kõikide uuringute ja kõikide tulemustega 6 aastat ennem tiitliaastat. Tähendab, et kui me räägime 36. aastat, siis me peaks 30. aastaks, õigemini juba kaunis varsti, olema ikka tohutu eeltöö tehtud, kus on kogu see strateegiline pool, juhtimise pool ja kõik on kirjas. 4 aastat ennem kuulutatakse tiitli võitja välja. Nii et selles mõttes ma usun, et praegu on absoluutselt õige aeg teele asuda ja Tartu tegi umbes seda sama, kuigi protsess käis teil juba eelmine kord, kui te Tallinnaga konkureerisite. Nii et 6 aastat ennem peab meil olema absoluutselt selge ja võib-olla peaaegu sama paks jutt valmis, et üldse minna nii-öelda areenile. Kui me korraks peatume siis Pärnu kitsaskohtadel, mis need võiksid siis olla või Pärnumaal? Pärnut vaadatakse sageli pärnakate enda poolt ja eelkõige ka Pärnust väljaspool olevate inimeste poolt kui suvepealinnana. Ma arvan, et me peaksime alustama juba sellest, et seda mõtteviisi muuta. Et ei ole ainult suvepealinn, on kuurortipealinn, on kultuuripealinn, juba ammu enne tiitlivõitmist on ükskõik missugune pealinn. Et esiteks juba mõtteviisi muuta, sest et kui rääkida Pärnu kitsaskohtadest, siis noore inimesena, kes ei lähe 9 magama ja kes võib-olla on öösel ka sattunud Pärnu ööelu nautima, siis võin öelda, et talvel on ikka päris nukker seis. Ja ma arvan, et see on see, kust võiks alustada just noore aspektist, et meil oleks ka siin muule ajal midagi teha. Ma tegelikult saan aru, et see on natukene meie enda teha ka, aga eks siis tulebki koos noorte ja koos kõikide huvigruppidega mõelda, et kuidas seda probleemi lahendada. Eks muidugi on juures ka majanduslik aspekt, et ja see ei käi ainult Pärnu maa kui piirkonna kohta, see käib juba riigi majanduslikku olukorda arvestades on see nii, aga ühesõnaga jutu kokkuvõtteks, et mitte ainult suvepealinn, aga ka talvepealinn, kuurortpealinn, ma ei tea, ööelu pealinn, et mõtteviisi muuta. Miks mitte siis kultuuripealinn aastaringi, nagu siin ka on ju korraks läbi käinud jutust? Ma just mõtlen, et kui kõrgelt vaadata nendele kitsaskohtadele peale, et Pärnu üks suuremaid kitsaskohti on ikkagi see, et meil oleks vaja elanike juurde Pärnusse saada. Meil oleks vaja keskmist palgataset tõsta. Ja mina tegelikult ise olen näinud seda, kui ma vaatan kultuuripealinna protsessi, siis see tegelikult kõik toetab seda, et sa arendad linna tegelikult elanikele. Ja seal me võime jõuda ka Pärnu tugevuste juurde, ja Pärnu üks suuremaid võib-olla selliseid nõrkusi rahvusvahelises vaates tegelikult ikkagi on see ligipääsetavus, et me nüüd liigume ka väga tugevalt sinna suunda, et ka see läheb paremaks. Ma ütlen ausalt, et see Pärnu-Tallinn maantee isegi nüüd paremaks läheb. Õnn tuli õue, ma sõitsin aastaid, see oli kohutav. Et ma arvan, et need kitsaskohad, mida me tegelikult sellega lahendama hakkame, on sellised natukene basic, et meil on vaja elanikke siia juurde saada ja meil on vaja selliseid töökohti, kus me tuleme selle keskmise palgaga kõvasti üle keskmise, Eesti keskmise, mitte me ei ole 25% alla Eesti keskmise. Ma ütlesin seda hästi sosina, et äkki keegi ei tea, et siis
et ei taha halba mainet nagu jätta. Et neid kitsaskohti on ja kindlasti on need teistes linnades täpselt samasugused, et Tallinnal võib-olla on lihtsalt see, et nendel on juba probleem, et elanikke tuleb liiga palju ja nad ei suuda neid ära teenindada. Kuna sa rääkisid sellest elanike hulgast ja koosseisust, et see võib olla täitsa tee, sest mõned kultuuripealinnad on seda valinud. Et näiteks Bad Ischl, Salzkammergut, kes oli koos meiega Euroopa kultuuripealinn, samal aastal on paar Euroopa kultuuripealinna, meie aastal oli ka 3, kuna on ka üle 3 aastal ka üks Euroopa Liidu väline. Et me olime Bad Ischl, Salzkammergut Austrias, siis Puudö Norras ja meie siis Tartu ja Lõuna-Eesti. Ja Bad Ischl, Salzkammerguti teema oli näiteks rahvastiku koosseis. Kui mina läksin esimest korda Bad Ischli, meil oli selline visiit, siis ma alguses mõtlesin, et ma ei saa aru, et mis on lahti. Ma tundsin ennast kuidagi nagu imelikult. Ja ma ei saanud sellest ennem aru, kui me hakkasime ära minema ja me jõudsime lennujaama. Ja siis ma sain aru, mis seal oli seal teistmoodi ja mida nad tegelikult ka tahtsid kultuuripealinnaga lahendada, oli see, et nende elanike keskmine vanus, tunnetuslikult ma pakun praegu, oli üle 75. Ehk et kui sa kõnnid seal, siis on kogu linn on umbes 75-aastaseid inimesi täis. Aga see selles mõttes ei ole vaata jätkusuutlik, et nad tahavad ju ka edasi minna. Et nende just soov oligi see, et see linna elanikkond oleks mitmekesine, nii nagu siin Pärnus, eks ole, igas vanuses on inimesi. On ju. Aga nendel oli see läinud niimoodi, kuna see on väga suur spa ja kuurort keskus ja see oli niimoodi läinud, et pärast noored enam ei tulnud sinna, nad ei tundnud ennast nagu teretulnuna ja seal ei olnud ka linna fookuses, ei olnud need tegevused, mis oleks noori kõnetanud. Või et siis näiteks Puudö, mis on üleval Norras ja neil olid suured NATO baasid. Kui nad kandideerisid kultuuripealinnaks, see oli enne Ukraina sõda, enne Covidit, oli teema see, et NATO baas viidi ära. Ja nende suureks teemaks oli siis see selle kogukonna demilitariseerimine. On ju. Nüüd muidugi on see, et kui nad kultuuripealinna ära tegid, siis me ehitatakse suur linnaosa juurde ja nüüd on nende ülesanne ehitada selline keskkond jälle inimestele mõeldes, et need kõrged ohvitserid, NATO ohvitserid, ei käiks hommikuti Oslost lennukiga Puudösse tööle ja ei läheks ära, vaid elaksid seal kogu aeg. Ehk siis ka Puudö tegelikult nüüd jätkutegevustes sai jälle selline elanikkonna teema. Et kuna sa seda mainisid, siis seda teemat on puudutanud meie sõsarkultuuripealinnad, kes samal ajal tiitlit kandsid. Nii et see on täitsa teema, jah. Kui valmis me üldse oleme selleks, et võtta vastu kultuuripealine tiitel? Ma mõtlen meid siis kui Pärnu linna, Pärnumaad. Või me ei ole üldse valmis, aga me hakkame sinna astuma, et olla valmis. Ja praegu mul tuli selline mõte pähe, et me räägime, ütleme, et aastast 2036 on 10 aasta pärast. Tähendab, et kui oluline on see noorte ja võib-olla ka koolide ja laste kaasamine, sest nemad on 10 aasta pärast võib-olla need tegijad. Et see on ikkagi niivõrd mahukas ja niivõrd põnev protsess, nii et valmisolekust on asi kaugel. Me saame rääkida valmisolekust olla valmis, et sellele teekonnale asuda. Kuidas me saame enda valmisolekut siis suurendada? Kas ainult kaasamisega või on siin mõni selline võluvits veel? Mulle tundub, et ma ei tea, kuidas Tartu kogemus ka, aga Pärnu on nagu selline väiksem, nii-öelda kogukond, et see valmisolek saab olla ka siis, kui me kõik nagu tahame. Et lihtsalt, et me tahame kultuuripealinna, me tahame ja me noored tahame olla kaasatud, me kultuuriinimesed tahame olla kaasatud, me koolidirektorid tahavad olla kaasatud ja sealt hakkab see kõik minema, sest ma arvan, et ükski projektijuht ei ole nii võimekas, et ta suudab nii-öelda igale poole minna, et see tuleb sellisest tahtest ka. Ja see võib-olla mõnikord ei ole mingi ametlik tahe, vaid lihtsalt mul on tahe, ma teen koolis näituse kultuuripealinn 2036, mis iganes, et mina näen seda, et Pärnus on see kogukondlik nagu tugevus on tegelikult nagu olemas, aga me peame seda väljendama. Et me ei pea ootama, et keegi tuleb mulle ütlema, et mida mina peaksin nüüd tegema kultuuripealinnas, vaid ma teen ette ära juba. Ja siis sellest tuleb mingi nagu kasu. Ma läksin praegu kuskile kõrgesse taevasse oma jutuga, aga ma põhimõtteliselt arvan, et see hakkab kõiki meie enda seest ja kui meil seda tahet ei ole, siis ei ole mõtet seda ressurssi sinna raisata, siis teeme midagi muud. Võib-olla siuke tasapisi selline teavitustegevus, et me katsume kuidagi rohkem rääkida sellest ja miks see meile kõigile oluline on ja miks võib-olla, ma ei tea, ehitaja või taksojuht või kes iganes sellest kasu saab, kui me sellele teekonnale läheme,
et kuidas me ise räägime või jätame need jutud siia kambrisse ja noh, homme mõtleme meie küll, et tore ja toetame ja, aga keegi ei tea sellest. Et võib-olla see, et kuidas me viime ikkagi selle teadmise kõigile, kes siin Pärnumaal elavad, et see on üks vahva asi, mis võimaldab meil kõigil paremaks saada. Kuidas me saame läbi selle paremaks muuta asju? Mida see päriselt siis Pärnumaale juurde me saame loometegevusi arendada, me saame töökohti juurde saada, me saame toredaid projekte taotleda, kus võib-olla tuleb ka seda finantseerimist ja ühesõnaga, ma ei oska kõike pakkuda, aga ma arvan, et siin on hästi palju erinevaid võimalusi. Et võib-olla on ka selline süsteemide korrastamine, lihtsalt seesama näiteks, ma ei tea, noh hästi lihtne detail, ma ei tea, kultuuri mingid projektide toetused või mis iganes, et sa hakkad kogu seda protsessi või seda kodu nagu korrastama, et iga väike samm annab mingisuguse kasu ja kui me majanduslikult räägime, siis kõik uuringud näitavad, et kõige kehvemini tehtud kultuuripealinn on vähemalt 2 eurot euro kohta tagasi toonud. Et see selles suhtes on igal juhul kasumlik projekt, et ühe paned, miinimumassi saad 2 eurot vastu, aga on ka projekte, mis siis said 8 eurot vastu. Noh, meie nagu see otsustuskoht on, et kui efektiivselt me oleme. Kasu ta toob meile igal juhul ja seda näitavad uuringud. Et miinust ei ole. Kogu see protsessi käigus ikkagi tõenäoliselt meil on võimalus tõsta võib-olla linna üldist külalislahkust ja teeninduskultuuri ja liikluskultuuri ja noh, mida iganes. Turistidele, ma ei tea, avalikke tualettruume juurde luua, millest praegu kõva puudus on ja ühesõnaga kõik need pisikesed asjad, mis moodustavad võib-olla selle kultuuri. Ja mina väga sooviks, et linna toetus jätkuks ja seda nii koostöö mõttes kui ka majanduslikult, et väga sooviks näha edaspidistel aastatel ka kirjandusfestivali korraldamist, toimumist. Väga tore on ka noorte omaalgatusfond, et kõik siuksed fondid, taotlused, noh, mis annavad, ütleme, majandusliku võimaluse mingit üritust korraldada, et need kindlasti peaksid säilima. Noh, loomulikult on eraldi ka Euroopa toetused, aga just, et see kohaliku omavalitsuse enda roll ka selles, et ei piisa sellest, et ütleme, et me tahame seda, aga päriselt peab see toetus ka olemas olema. Ja see on ka õige mõtteviis, et noh, kodu peab korras olema, et mina väga toetan Rail Baltica tulekut, aga kui meil siin nagu koha peal asjad paigas ei ole, et siis on vähe rääkida Rail Balticast. Et täpselt seesama, et toetused peavad säilima ja koostöö linna ja siis nende ürituste korraldajatega peab säilima. Annela, kui me korraks peatume jätkutegevustel, millised need on? Tartu 2024 on saanud tegelikult Euroopa kontekstis väga olulise rolli eest vedada. Et kui teie ka nüüd kandideerima hakkate, siis ma arvan, et selleks hetkeks on ka juba sisse kirjutatud kandideerimistingimustesse tugevamalt selline sõna nagu legacy, ehk siis nagu jätkutegevused, sest Euroopa Komisjonis sellega praegu väga aktiivselt nagu tegeldakse, selle peale nagu mõeldakse. Ja Tartu 2024 tegelikult veab eest Interregi toel toetatud legacy projekti, ehk et me veame eest 9 tulevase endise praeguse Euroopa kultuuripealinna koostööd, mille nime siis nagu EKO-KEHO, ehk siis kultuuripealinnade kaja. Et kui kultuuripealinnad lõpetavad oma tiitliaasta, et nad siis juba teavad, nii meile teatud asjaolude tõttu sobib Oulu legacy mudel, meile Oulu mudel ei sobi, aga meile sobib Tartu 2024 mudel. Okei, meile Tartu 2024 mudel ei sobi, aga meile sobib näiteks Chemnitzi mudel. Sest et mis praegu on see, et kui kultuuripealine tiitel saab nagu läbi, siis päris palju aga mis siis nüüd saab. Ja kes on siis selle kokku leppinud, nendel läheb nagu hästi, kes ei ole, need võivad jääda nii-öelda nagu ilma peale ja siis tegelikult see tulu, mida kultuuripealinn ka toob, see kukub nagu hästi kiiresti alla, aga tegelikult on seda mõistlik, vähemalt 5 aastat nagu kindlasti veel üleval hoida, aga siis peavad need jätkukokkulepped olemas olema. Nii et meil ongi nii-öelda see teiste kultuuripealinnade eestvedamine, et need mudelid tekitada, mida siis saavad ka teised valida, mille vahel nad saavad valida. Ja teine on siis tõesti see, et me siis ka nagu Lõuna-Eestis selle oma mudeli valmis teeme. Nii et sellel teekonnal me tegelikult praegu oleme Lõuna-Eesti omavalitsustega. Et selles mõttes meil on uhke tunne, et me saame teha midagi, millest
teistele kultuuripealinnadele üle Euroopa on tulevikus kasu, mis muidugi on jälle hästi nagu nõudlik, sest et ka seda me peame nagu väga vastutustundlikult ja hea kvaliteediga tegema, aga see on suur au. Ja ma palusin Eerikul märku anda, et siis anname nüüd sõna ka saali. Kas kellelgi on veel praegu Annela mõttele midagi siin lisada? Ütlen ka, et ma selle 500-lehelise jätan teile, ma võin selle Anneli kätte anda juhul, kus sind ei ole. Aga see on meil veebis ka tegelikult olemas eesti ja ingliskeelne, et saab alla laadida. Ja kui kellelgi on publikust küsimusi, mõtteid, siis me ulatame mikrofoni, et saaks kenasti ka see salve. Aitäh, Valter Pärnakas. Ma märkasin ühte vastuolu siin, mida peaks arvesse võtma. Kui Pärnu koos ülejäänud 8 omavalitsusega lähevad välja, teeme midagi ägedat, et toetada Eesti regionaalpoliitikat selles mõttes, et igas kohas peaks olema tore koht, kus tantsida, koht, kus raamatuid laenutada. Et see võiks üks eesmärk olla nii nagu Tartu koos Lõuna-Eestiga, et igal pool peab elu paremaks minema, võimalused kasvama. Kui see on eesmärk, siis sellele pisut töötab vastu mõte, et meelitame siia inimesi. Me ei saa teha korraga 2 asja, et Tõstamaal oleks parem või Kanakülas ja samas Tõstamaalt turge ära Pärnusse elama. Et selles mõttes see on niisugune ohukoht, et me ei tohiks saata 2 sõnumit Tõstamaale ja Kanakülla. Et me tahame, et teil oleks seal tore. Ja kui mõni siia tuleb, no mis siis ikka võtame vastu? Tõstamaa on Pärnu linna osa, nii et Tõstamaa ongi Pärnu linn. Ja. No võib-olla, mis ma selle elanike nii-öelda koha pealt mõtte tahtsin nagu välja tuua tegelikult on ka see, et kui te vaatate linnas hästi palju ringi praegu, siis te näete väga palju uusi ilusad korterid, ehitatakse väga kihvt asju. Aga nende korterite omanikud ei ole pärnakad. Ja kui nüüd võtame seda pikka perspektiivi, juhtub COVID-ilaadne toode. Mul jumala eest, et seda nagu ei juhtuks, aga lihtsalt meie roll on ju vaadata nagu nii-öelda neid hirmutavaid asju ka, siis see tähendab seda, et need kõik ilusad korterid, majad, väga ilusad, on tühjad, on pimedad. Ja tekib turvalisuse risk. Ehk siis nii mustades värvides ei tahtnud seda nagu öelda, aga sellest elanike kasvust me tegelikult ongi, et kultuuripealinn võib olla üks võti, et me jõuame sinna, et see, kes selle korteri juba ära siia ostis, eks ju, siis ta tuleb ka siia elama ja siis ta hakkab Tallinnasse tööl käima Pärnust. Plõks tehtud on. Ja võib-olla läheb elama ka Tõstamaale või Varblassi või Häädemestele või nii et me ei mõtlegi siin alla ainult keskuslinna, et terve see meie piirkond muutuks nagu elamisväärseks ja et siin oleks kõigil elu parem. Masse meil ei tule kunagi, et selles me võiksime ka nagu suht kindlad olla, et üks oluline nüanss jäi mainimata, et võib-olla see ole natukene selline maailmavaateline või ütleme, oleneb inimese arvamusest, aga mina näen, et multihall võiks Pärnusse tulla ja Pärnu noored arvavad ka seda sama, et võiks tulla, ütleme 95% Pärnu noortest arvab seda sama. Ja see on ka oluline aspekt, et ja ma tegelikult toetan seda mõtet, et masse ei tahaks siia tuua ja see tegelikult haakub ka sellega, et kas ma tahaksin oma pere üles ehitada siin Pärnus ja minu arvamus on see, et kui Pärnu oleks siia samasse on planeeritud või kuskil käis läbi, et tahetakse mingit pilvelõhkujat ehitada. Ühesõnaga, kui Pärnu oleks nagu 100-150 000 inimese linn, siis mina ei tahaks siia tulla, sest et mina eelistan väikest uvast Pärnut. Ja see on nagu miski, mille peale tahaks seda Pärnu kultuuri ka ehitada. See on minu arvamus. Kohati tundub, et Pärnu võiks leida ikkagi oma selle identiteedi ja eripära. Kõigepealt otsida üles see, mis meid võiks nagu teistest eristuvaks teha, kui me selle tugevuse leiame. Ja sinna ümber hakata kasvatama kogu seda, siis mulle tundub, et Pärnu võitmisena peaks olema see, et me peaksime lihtsalt eristuma. Ja mulle tundub just see inimläheduseks ju ja see kogukondlik tunnetus ja kõik see inimkesksem ruum ja kõik see on üks meie võti, eks ju, kuhu poole võiks püüelda. Aga esimene asi on ikkagi see identiteet, mis on see Pärnu. Tal on päris mitu identiteeti, et iga üks vaatab oma nurga alt. Külaliste linn ja igast linnasi tahame olla. Ma olen suurem osa päevast siin kõik selle kaasa teinud ja nüüd selline kokkuvõttev mõte tuli mul sellest, et
kuidas see lause oli, et ma kindlasti ei taha, et see armas Pärnu kuidagi, mis see oli, suuremaks lõhki läheks. Et seal on selline ohtlik asi ongi sees, et see kokkuvõttev sõna minu jaoks on, et kui avatud me oleme. Et see tänase päeva nägemus minul on ka, et mitu paneeli olid sellised, kus me olime avatud kuulama nagu terve seda saali rahvast. Kui avatud me oleme vastu võtma sealt teistest Eesti linnadest tulijaid, kui hästi nad ennast siin tunnevad. Ma olen pool elu elanud Tartus, ma ei tunne siiamaani, et ma olen siia sisse sulanud. Ja võib-olla see ongi see sama, et ma tunnen Pärnut kui väga kinnist rahvast, et äkki me peaks milleski nagu peeglisse vaatama, et kui mina ei ole 20 aastaga siia nagu sisse sulandunud, et kui kerge või raske on siis ka nendel teistel tulla. Et kui nad ei tunne, et neil on kerge tulla, siis see rahvaarv ei saa siin suureneda. Võib-olla see pärnakate identiteet, et ma tegelikult pean tunnistama, ma olen ka sisse rännanud pärnakas ja ma ei tea, kui palju mul läks aega. Ma pidin linnavalitsuses 10 aastat töötama, et inimesed mind nagu rohkem omaks võtavad. Aga ma olen sellega nõus, et kuigi Eesti on ju väike, aga igal piirkonnal on selline ka sisemine, ma ei oskagi seda öelda, see sisemine identiteet. Tallinnas tegelikult me saame aru, et nad on Tallinnast. Tegelikult me saame aru, ma ei tea, kuidas, aga me saame tartlastest saame ka kohe aru. Pärnakatest saan ka kohe aru. Pärnakate kohta tegelikult räägitakse legende, et need on need, kuidas need on, need natukene nipsakad kuurortiprouad. Mul veel üks märkus, et muidugi oleks Pärnusse rohkem oma inimesi vaja ja minu arvates üks potentsiaal on meie tänastes noortes. Me ei tohiks lasta sellel inimvaral lasta kaotsi minna. Ehk jutt on nendest noortest, kes ei leia oma kohta elus, kes on kiusatud, kes on tõrjutud, kes tunnevad ennast üksildastena. Minu arvates oleks põhirõhk suunata sinna, et nad tunneksid, et see on nende linn, kus nad pärast mõningast ärakäimist tahavad tagasi tulla, sest oli siin tore. Kui neil on siit kaasa võtanud valus kogemus, olla alandatud, kiusatud, mõnitatud, siis nad põgenevad siit ja ei taha enam kunagi seda tagasi tulla. Te mäletate, kui identiteetidest rääkida, te mäletate, 3 aastat tagasi oli Pärnu kutsuti peksu pealinnaks. Et selles mõttes need noored, kes on üksi jäänud, minu arvates on tähelepanu koht seal praegu. No siit koorus välja üks ütlemata huvitav mõte ja tulemus, et meil on potentsiaali, me justkui tahame, aga nagu ei taha ka. Me ise ka ei tea, mis me tahame. Võib-olla see ongi see meie identiteet, eks ju. Aga vähemalt meil on tahe, et hakata minema. Ja see on nagu kõige tähtsam. Et suur aitäh selle Tartu poole tutvustamise eest, Lõuna-Eesti teemade väljatoomise eest, sest et ma usun, et ka see andis meile kõigile väikese selle sisendi mõtte kaasa, loodetavasti ka saali mõtte kaasa, et kuidas siis võiksime hakata sättima. Ja kas me tegelikult ka tahame seda? No mina tahan. Lähme järjest, mina ka. Mina ka tahan, aga praegu ka siin saalist jäi kuidagi kummama, et me tahaks küll, et elu läheks paremini ja et palgad oleksid suuremad ja keskkond oleks paremini, aga et jumala eest siin ei oleks lärmi, et siin ei oleks külalisi, et hakkame jõudma, eks ole, et tahaks küll, et elu oleks parem, aga kui me mõtleme, Eesti on täis sündmusi. Tähendab, kui me hakkame rehkendama meie rahvaarvu ja kui palju on Eestis sündmusi, ma usun, et mingil ajal varsti tuleb mingisugune pidul. Me ei ole võimelised nii paljudel sündmustel käima, kui Eestis pakkumine on. Ja kui me mõtleme see kultuuripealinna peale, nii või teisiti on ju tegemist ka kultuurisündmustega, on, ma ei tea, restoranide täitumusega, kõigega on lugu. Kuidas me ellu jääme, kui külalisi ei ole? Et tähendab, et see, kuidas me saame võib-olla ületada selle vastuolu, tahaks ja vaikust ja rahu, aga raha tahaks ka, eks ole. Et kuidas me nagu need asjad omavahel kokku lepime ja paika paneme. Pärnu on üle rahvastusest ikkagi veel ääretult kaugel, sest enamus aja me istume tühjuses ja need mõned nädalavahetused suvel, mis meil on võimalik külalisi vastuvõttu ja ettevõtetel teenida, äkki me oleme ka nii tolerantsed, et me kannatame selle ära või jumala eest lähme ise Hiiumaale, kui vastupõnu ei ole. Aga et jällegi meil on see teenimise aeg nii üürike
ja ka see on meie enda kokkulepe, et kas me talume selle aja ära, kui meil on tõesti võimalik ettevõtetel raha teenida või ütleme, ärge tulge meile, sest enamik aega on linn ikkagi pooltühi. Aitäh, ma arvan, et siit me saime ka järgmiseks aastaks juba sisendeid eelarvamusfestivali jaoks, nii et täna võtame kokku. Suur aitäh teile kõigile ja aitäh kuulamast!